Tere päevast, minu nimi on Malle Luik ja ma püüan siis oma ettekande hästi kokku suruda praegu. Õnneks meile öeldi ka, et neid slaide on võimalik pärast järgi vaadata ja uurida. Ma alustaksin selle mõttega, et muusika on niisugune nähtus inimkultuuri ajaloos, mis kõige enam inimesi mõjutab emotsionaalselt ja mõjutab inimeste tundeelu. Ja sellepärast ehk võib siis ka aktsepteerida siin esimesel slaidil Ameerika muusikaterapeudi Barbara Wheeleri mõtteid, et võrreldes teiste psühholoogiliste sekkumistega peetakse muusikat parimaks vahendiks eakate aktiivse osalemise kindlustamiseks ühistegevuses. Ja tänu muusika motiveerivale ja emotsioonide küllasele rollile omab aktiivne osalemine muusikas võimsat mõju tervisele ja heaolule. Ning eriti koorilaulus ja orkestris kaasneb ka siis sotsiaalsete suhete paranemine. Usun, et kõik, kes on koorilaulus ja orkestris kuskil mänginud, need teavad neid häid positiivseid kogemusi. Ja samas siis ka võib öelda, et neuroteadlaste kinnitusel toodab aju dopamiini ehk siis heaolutransmitterit, muu hulgas ka siis, kui inimene tegeleb muusikaga. Kui rääkida nüüd muusikast ja teraapiast või muusikast kui teraapiast, siis me peaksime eristama kahte mõistet. Esimene on muusikateraapiline rakendamine ja see on siis teadlik muusika kasutamine inimese mõjutamise eesmärgil, kus arvestatakse uurimistulemusi muusika toimes psüühikale ja füsioloogiale. Ja niisugusi uurimisi tehti eelmise sajandi 50-ndatel, 60-ndatel aastatel väga hulgaliselt ja tänu nendele tulemustele siis on ära kaardistatud parameetrid, näiteks missugune muusika on rahustava toimega enamus inimestele ja missugune muusika võib olla siis just aktiveeriv ja ergutav. Kui me räägime muusikateraapiast, siis on see natukene tõsisem teema, natuke teaduslikum teema, sest siia on siis nüüd koondunud 3 komponenti ehk osapoolt, see on siis klient või patsient, teiseks muusikaterapeut, kes on välja õppinud, ja kolmandaks muusika ise. Ja siin on mul kirjas Ülemaailmse muusikateraapia föderatsiooni definitsioon aastast 2011. See võib-olla tundub natukene keeruline, aga nii ta praegu on. Nii et muusikateraapia on siis tõenduspõhine teraapia vorm, milles professionaalne muusikaterapeut rakendab muusikat ja muusikalisi tegevusi terapeutilises suhtes indiviidi või grupiga süstemaatiliselt ja eesmärgipäraselt. Inimese füüsilise, psüühilise ja või vaimse tervise säilitamiseks või parandamiseks või haiguste ja häirete ennetamiseks. Nii et see definitsioon ütleb tegelikult ära, et muusikaterapeut peab olema siis ikkagi spetsiaalse koolitusega inimene ja tema tegevus on eesmärgipärane. Ja eesmärgid on seotud siis tema tervisega, mitte muusikaga enesega. Ja kui rääkida veel eesmärkidest, siis tegelikult muusikateraapia eesmärgid langevad kokku loovteraapia eesmärkidega, see on siis põhiliselt inimese elukvaliteedi tõstmine vanemas eas, rahulolu oma eluga, enesehinnangu tõstmine ja kõiki neid eesmärke saavutatakse erinevate vajaduste rahuldamise kaudu. Ja põhiliselt muusikaterapeudid tegelevad siis psühhosotsiaalsete vajadustega, eksistentsiaalsete ja füüsiliste vajadustega. Ja kui rääkida üldse sellest, et mida siis muusikateraapias tehakse, siis maailma praktika ja teooria on jaganud muusikateraapia meetodid 2 suurde rühma. Ja seda on oluline teada. Sest enamus inimesi, kes küsivad, mis see muusikateraapia on ja kui ma siis küsin, et arvake ära või pakkuge välja, siis ma ei tea, Eestis vähemalt öeldakse, et see on lihtsalt et see hetk, kus ma olen silmad kinni voodis ja kuulan muusikat. Nii et see päris nii ei ole alati. Esimene grupp retseptiivsed meetodid, see tähendab siis tõesti, et need on muusika kuulamisega seotud tehnikad, aga neid tehnikaid on väga mitmesuguseid ja nad on väga huvitavad. Ja siin on mul mõned ära toodud, mõned näited. Ja teine grupp on siis ekspressiivsed meetodid või vahel öeldakse ka aktiivsed meetodid, sest need meetodid ergutavad ja aktiveerivad inimest ja need on seotud siis muusika mängimisega ja laulmisega. Nii et siin on siis just neid vokaalseid tehnikaid, hästi palju improvisatsiooni. Improvisatsioon on siis selline muusika, mida ei harjutata ega valmistata ette, vaid mis tekib hetkel kohe.
ja seda nimetatakse kõige ausamaks ja tõesemaks muusikaks, mis tuleb inimese seest ja selle põhjal sageli ka tehakse kliinilisi hinnanguid inimese seisundi kohta muusikateraapias. Ja lõpuks siis ka mitmesugused kompositsioonimeetodid, need on väga populaarsed, inglise keeles nimetatakse songwriting method ja need on väga toredad. Edasi nüüd nendel meetoditel, millest sai just räägitud, põhinevad mitmesugused tööviisid ja nüüd uurimised ja maailma praktika on näidanud, et teatud tööviisid on just väga efektiivsed eakatega. Mul praegu kahjuks ei ole mahti nüüd kõiki neid kenasti lahti teile seletada, aga ma lihtsalt loen need ette, sest siin on väike nimekiri mul nendest tööviisidest tehtud. Üks on siis see, et patsiendi jaoks tähendusrikka muusika taasesitamine ja see on seotud alati inimese identiteediga, siis edasi vastupidi just uue või tundmatu muusika avastamine, siis kolmandaks elav muusika keskkonnas, see tähendab osalemist siis koorilaulus, ansamblilaulus, orkestris ja see on just siis väga oluline, kui kutsutakse sinna koorilaulu ja koorilaulu harjutusse kaasa ka näiteks pereliikmed ja hooldekodutöötajad, seda välismaailmas tehakse väga palju ja antakse ka koos kontserte. Siis lisaks veel mitmesugused terapeutilised muusikatunnid, kus siis inimestel on võimalus mõnda instrumenti õppida, mis aitab väga hästi kognitiivsete võimete säilitamisele kaasa. Sotsiaalne tantsimine, mis on väga soovitatav ja kus me näeme ka seost tantsu- ja liikumisteraapiaga, siis mitmesugused kujutlused muusikasaatel, sest muusika tekitab inimestes kujutlusi ja pilte, mida hiljem analüüsitakse, ja vibroakustiline teraapia. Ja mis oluline väga on, minu arvates on see esimene rida siin sellel slaidil, muusikapõhiste kingituste ja pärandi loomine, sest see on väga selline südamlik tegevus ja see on niisugune väga puudutav ka perekonnaliikmete suhtes. See tähendab seda, et klient loob laulu, see salvestatakse ja siis see klient võib sinna juurde ka oma sõnumi anda ja oma jutustused lisada, võib-olla ka midagi oma eluloost, see kõik salvestatakse, seda nimetatakse kui muusikalist kingitust või pärandit ja see kingitakse pereliikmetele. Nii et kui see eakas on ükskord lahkunud, siis on see väga ilus mälestus pereliikmetele. Aga nüüd vaatame ruttu ühte näidet just koorilaulust, sest laulmist peetakse väga efektiivseks vahendiks just eakate ja eriti dementsete inimeste seisundi muutumisel. Ja ma tahaksin teile näidata ühte videonäidet segakoorist, mis on juba 35 aastat laulnud. Nähtavasti seal liikmed vahetuvad kogu aeg. Nad said alguse Massachusettsi osariigist ja selle koori nimi on Young at Heart, nii et noor südamelt. Vaatame, nad on hästi energilised. Nad on palju plaate välja andnud ja pidevad kontsertreisid kogu Ameerikas. Nii, ja see koor on hästi kuulus, neil on palju fänne ja ma olen ka klippe näinud YouTube'is, et kui nad hakkavad laulma ja tantsima kaasa, siis ka kõik publik hakkab kaasa tantsima, kui need on vabaõhuüritused. Ja mis on väga tore, nad teevad kontserte ka lastekooridega, noortekooridega. Et see koor on selline nähtus, mis näitab, kuidas muusika toob kokku erinevas eas inimesed, erinevad rassid, erinevad nahavärvused, erinevad rahvused. Ja praegu ma lähen korraks edasi, kui me räägime nüüd muusikateraapiast ja dementsetest inimestest, siis praktika ja uurimustööd on näidanud seda, et kõige efektiivsemaks peetakse grupiteraapiat ja eriti sellel juhul ka, kui hooldajad on sinna kaasatud.
Ja mida siis veel öeldakse? Öeldakse seda, et grupiteraapia peaks kindlasti sisaldama laulmist ja elava muusika kuulamist, ka nii-öelda soovilaule, siis kindlasti trummide mängimist, eriti kui trumm on, või siis suuri palle kasutatakse tänapäeval, need on ka väga toredad, ja see aitab väga hästi siis motoorikale kaasa ja keskendumisvõimele ja ka tegelikult lühimälule, sest on vaja teatud rütmifiguurid meelde jätta. Grupiteraapia peaks kindlasti sisaldama sotsiaalset tantsu ja improvisatsiooni. Ja kasutatakse muidugi ka individuaalset teraapiat, aga siis tavaliselt nende puhul, kes ei soovi või kes ei ole miskipärast võimelised grupiteraapias osalema. Ja soovitatakse lindistatud muusika kuulamist ja siis selle muusika põhjal siis meenutada mälestusi noorusest, sest see on jälle seotud identiteediga. Dementsete inimeste puhul on just tähtis, et ta taasavastaks oma identiteedi. Ning mitmesugused kaasamängimise sessioonid, kus antakse lihtsad instrumendid vanematele inimestele kätte või dementsetele isikutele ja nad saavad lihtsalt kaasa mängida toredasti rütmis. Ja me vaatakski võib-olla siis mõne näite sellest, kuidas nüüd paaris Ameerika hooldekodus muusikaterapeudid töötavad. When I started working with people with dementia, I had to get used to seeing rooms where people would be slumped in their chairs, their heads nodding forwards, really looking at the ground. There are so very few things that people with dementia can seem to be enjoying, that can seem to make them happy. To see the recognition, that flicker of life suddenly happen, then that is the greatest satisfaction. Ja teine. With Alzheimer's, it's different. They call it the long goodbye, and for good reason. My name is Maureen Bosch, and I am the program coordinator here at Clare Bridge of Vero Beach, where we have Alzheimer's and many different forms of dementia here. I plan the daily activities from morning till probably about dinner time. I do activities with the residents, and my big focus is the music aspect of it all, because I'm also a board certified music therapist. The phenomenon with that is that when we listen to music or when we engage in music and we actively participate, emotionally respond, all these different aspects of how we respond to music or interact with it, our brain gets activated, multiple areas of the brain. So it's not just one area. Like language is in the left hemisphere. Well, music's not in one spot in the brain. It's all over the brain. And so when somebody no longer can talk or speak anymore, you can still reach them and they can find words again through music because it's somewhere else in the brain. It's pretty fascinating. You can work with people who have had strokes and no longer can speak anymore, and you can actually teach them to speak because the brain will create a new pathway for them to find those words. Oi. Do you like music? Yeah, I'm crazy about music, and you play beautifully. Vabandust. Ma tahtsin vahepeal kommenteerida, et nagu te nägite esimeses videos, tüüpiline niisugune olukord, kus dementsed inimesed istuvad vaikselt ja vaatavad maha ja justkui magavad. Ja kui muusika tuleb sisse, siis nad justkui ärkavad elule, ühesõnaga, või ärkavad ülesse. Ja teises videos, kus see naisterahvas oli muusikaterapeut, siis ta rääkis sellest, et tegelikult nad terve päev teevad seda muusikateraapiat, erinevaid tehnikaid
ja muusikale alati inimene reageerib ning et muusika mõjutab just tervet aju, mitte ainult mingit teatud ajupiirkonda. Et selles mõttes muusikal on väga võimas mõju ja kui inimesed on kaotanud kõnevõime, siis tänu muusikale nad teatud sõnad hakkavad taastuma, sest need sõnad on tegelikult neil kusagil mälus olemas. Ja kui tõesti näiteks peale ajuinfarkti inimene ei suuda üldse rääkida, siis näiteks neuroloogilises muusikateraapias on palju tehnikaid, millega on võimalik õppida uuesti jälle rääkima. Ja ma tahaksin lõpetuseks väikese video näidata teile ühest filmist, te olete võib-olla paljud näinud seda, Live Inside, mis on 2014 tehtud Ameerikas ja räägib sellest, kuidas üks sotsiaaltöötaja hakkas hooldekodudes jagama kõrvaklappe ja siis iPad'e, sinna oli lindistatud muusika sisse, nii et iga hoolealune sai selle ja siis kogu see film räägib sellest erinevatest lugudest, kuidas inimesed siis nagu elustusid, kui nad hakkasid muusikat kuulama ja kuidas nad hakkasid rääkima oma eludest. Ja praegune lugu on, mis siin ekraanil on siis üks näide sellest filmist, kuidas see mees oli 10 aastat olnud hooldekodus ja ta põhiliselt ei rääkinud midagi, ta vaatas terved päevad ainult maha ja istus, ta ei vastanud küsimustele ja tegelikult oli ta olnud muusik nooruses. Ja kui ta siis hakkas muusikat kuulama, kuidas ta elavnes, ta hakkas vastama küsimustele. Ja praegu on üks inimene, kes teda küsitleb, just üks spetsialist. With this beautiful new technology, you can have all the music which is significant for you in something as big as a matchbox or whatever. And I think this may be very, very important in helping to animate and organize and bring a sense of identity back to people who are out of it. Otherwise, music will bring them back into it, into their own personhood, their own memories, their own autobiographies. Nii et muusika toob tagasi inimesele tema identiteedi, teadmisi, kes ta tegelikult on ja kes ta oli ja organiseerib teda iseennast. Nii et ma loodan väga, et kui kunagi järgmisel tervisekonverentsil antakse meile sõna, siis me saame näidata ka muusikateraapia näiteid Eesti hooldekodudest ja päevakeskustest. Aitäh teile kõigile!